Inimestel on üks imeline võluvõime, võime enda võimeid muuta. Me võime enda võimeid muuta. Põhikooli lõpus ma valisin inimeste järgi gümnaasiumi suuna. Sellepärast, et mul oli põhikooli klassis õudselt ägedad inimesed ja siis tundus kuidagi väga loogiline, et me läheme koos edasi. Tegelikult ma valisin reaalsuuna, aga ma olen üsna keskpärane arvutaja. Mate pole mu armastus tegelikult ju kunagi olnud ja kui ma pidin valima, et mis temporühma ma läksin nende tugevatega samasse kampa, sest seal olid kõik minu sõbrad. Ja kui mate eksami eel ma mõtlesin küll korraks, et oli seda siis vaja. Ja need 45 punkti 100 mõtlesid ilmselt samuti, oli seda siis vaja. Siis ma tegelikult ju lihtsalt ootasin, et äkki ma saan kaevu ääres märjaks ja asjad kuidagi lähenevad seal eksami siis iseenesest. Nüüd samas see saksa keele värk, mis on minuga kaasa tulnud alates sellest hetkest, kui ma väiksena alustasin multikate vaatamist. Ma tegelesin sellega süvaõppeklassis, ma uurisin ja puurisin ja see tuli kuidagi väga loogiliselt. Need 98 punkti niisamuti. Tegelikult on need numbrid täiesti ebaolulised, täiesti tähtsusetud, kuivõrd mul oli nende kahe erineva õppeaine suunas täiesti erinev mõtteviis. Ma sain enda meelest nende keeltega palju paremini hakkama. See tundus, et see on nagu minu asi ja need reaalained ei olnud üldse. Ma tahtsin pidevalt tõestada, et see nii on. Tegelikkuses ma lihtsalt tegelesin ühe asjaga rohkem kui teisega. Ma saksa keelega pidevalt tegelesin, kuivõrd matega mitte üldse. Kusjuures need sildid, et mate pole üldse minu teema, olen õhtu inimene, ma ei käi jooksmas. Ma pean tegema kõik need slaidid nii, nagu kõik inimesed on kunagi teinud. Ma olen nendest lahti lasknud. Need on kõik minu sildid, millest nüüd ma olen lahti lasknud. Mõtle korraks enda peale. Milliseid silte sina endal kannad? Millega sa tegelikult nõus oled? Ja mis sind tegelikult tagasi hoiab? Nendest siltidest loobumine ei ole olnud üldse lihtne, kuivõrd üha lihtsamalt suudan ma neist lahti lasta. Kui ühel hetkel need sildid olid nagu ahelad mu jalgade küljes, mis hoidsid mind tagasi, siis nüüd on need justkui need liivakotid kuuma õhupalli küljes, millest lahti laskmine tõstab mind hoopis lendu. Kõik elus juhtub põhjusega. Ka siin olen ma ilmselt põhjusega. Ma ei pruugi alati nõustuda või mõista seda, miks see nii juhtunud on, aga see aitab mul kohaneda ja mulle sellest piisab. Inimesed meie elus mängivad hästi suurt rolli, mõni rohkem, mõni vähem. Ja üks naine, keda ma pole elus mitte kunagi kohanud, ma pole temaga mitte kunagi rääkinud, ma pole teda mitte kunagi tervitanud näost näkku ega midagi sellist, on ometigi see, kellele ma olen tänuvõlgu, et ma olen täna siin, et ma teen seda, mida ma täna teen. Tema raamat, mis põhineb teadusuuringutel, on saanud omamoodi minu piibliks. Tema nimi on Carol Susan Dweck ja ta on inimene, kes tõestas nii mulle kui paljudele teistele siin ilmas, et me suudame oma võimeid, see tähendab oskusi muuta. Palju rohkem suuta, kui me usume, et me suudame. Uskumusest on muidugi vähe kasu, tegutseda tuleb ka. Siis väljendub see edasiminek alles uutes tulemustes. Mäletate seda lugu minu mate ja saksa keelega, jah? Mulle tundus, õigemini ma olin väga veendunud, et saksa keel tuleb mulle lihtsamalt ja see on lihtsalt minu asi. Tegelikult ma ju tegelesin sellega alates sellest hetkest, kui ma sain saksa keele multifilme hakata vaatama. Ma tegelesin sellega järjepidevalt, kogu aeg. Ma isegi märganud seda, kui palju aega ma tegelikult selle peale panin, sest see teema oli mulle põnev. Ma tegin kõike seda
mida ma matemaatikatundides ei teinud. Ma proovisin uuesti, ma proovisin teisiti, ma küsisin abi. Ma vaatasin, et kui ägedalt reisidel käivad vanemate klasside õpilased ja ma tahtsin ka. Ma tegin kõike seda saksa keeles, mida oli vaja teha, et saavutada uusi tulemusi. Nüüd me võime mingist teemast küll teada, aga me ei pruugi seda üldse osata. Ma võin osata saksa keeles rääkida, aga võib-olla ma ei tea kõiki grammatikareegleid lõpuni. Ma võin teada, aga mitte osata, ma võin osata, aga mitte teada. Näiteks ma tean, mis on ristkülliku pindala vanem, aga kui ma ei oska oma seina mõõtu arvutada, et siis osta piisav kogus värvi, siis kas see on nüüd minu teema või ei ole? Või ma lihtsalt ei oska seda teadmist kasutada. See on see taipamine, mille abil järgmine põlvkond on rikkam. See silt pole minu teema. Tähendab lihtsalt seda, et mingi teema mind ei paelu ja vastupidi, kui me ütleme, et mingi asi on meie teema, siis meile tundub, et see on meile huvitav. Kuniks need kaks asja omavahel ühendame. Teadmised on mingist teemast, mingist valdkonnast ja oskused on meie sees. Need on kaks erinevat maailma. Enda oskusi saan ma arendada ükskõik millise teema kaudu. Olen kohanud vähe inimesi, kes mäletavad või vähemalt räägivad, et mäletavad seda, kuidas nad kõndima õppisid. Siis, kui mu oma laps sündis, ma teadsin, et ma tahan olla selle asja juures, kui tema kõndima õpib. Ja ma nägin seda. Kui te kujutate ette ühte aastast last, kes alles hakkab õppima kõndimist. Ta tõuseb püsti, tal on ilmselt enesekindel tunne näos ja kõik teavad, et ta failib. Tema teab ka ilmselt. Ta ei taha, aga ilmselt ta teab. Ja kui ta siis kukub, mis suured inimesed või väiksed seal ümberringi ikka ütlevad? Tõuse püsti, proovi veel. Me saame aru, et ta alles harjutab, see oli esimene kord. Tema ajus toimuvad hoopis teistsugused särinad ja tema kõrvas on tasakaalu elund, mis alles hakkab aru saama, et selline asi on ka võimalik. Samas on võimalik, et täpselt sama olukord, tõuseb laps püsti, ta kukub ja siis me teeme järelduse, kuule, see on täielik läbikukkumine, aitab, see pole sinu teema. Et me ei peaks seda tegema ja nii me tegelikult ju käitumegi. Huvitav, et on mingid oskused, mis tunduvad meile nagu rohkem oskused kui teised. Kuivõrd tegelikult, ma ei teagi, kas me ei näe või me ei taha näha, et need on kõik sama tasandi oskused. Kõndimisoskus, lugemisoskus, analüüsioskus, eneseväljendumisoskus, autojuhtimise oskus, mida iganes. Need on kõik oskused. Minu laps oskab täna kõndida, samamoodi nagu oskab Usain Bolt ja Karmen Kass. Neil on kõik sama oskus, nad oskavad kõndida. Minu praeguseks 5-aastane tütar on tänase seisuga tipptasemel kõndija, võiks isegi öelda. Enesekindla sammu saavutamiseks läks tal umbes 6 kuud, see teeb umbes 10 000 tundi. Öeldakse teaduslikus maailmas, et see on umbes see aeg, kui saavutatakse mingis oskuses vilumus. Nii et täna on ta staažikas kõndija, võiks isegi öelda. Kui sotsiaalmeedias ringi scrollin, siis mulle tundub, et kõiki hullult huvitab see, mis teadusmaailmas toimub ja haridusvaldkonnas ja kõik hullult tahavad õppida. Ja siis ma sain teada, et ma olen oma feedi lihtsalt tuksi keeranud. Mulle antakse kõike seda, mida ma juba olen laikinud. Ja see algoritm, seda teades, me saame selle ümber mängida enda kasuks. Kui me teeme seda, mida me alati teeme, me saame seda, mida me alati saame. Kuid meil on võimalik see teadlikult ümber programmeerida. Mida me siis tegelikult soovime? Kas sa soovid püsida paigal, mugavustsoonis või liikuda edasi? See kõik sõltub sinu eesmärgist, mis sa tahad saavutada. Kas oluline on kõigest kõike teada või osata mingeid oskusi lihtsalt endast paremini? Meie ajul ei ole kindlaks tehtud ajumahtu.
nii et me ei tea, kui palju me suudame suuta. Küsimus on selles, kas me tahame ja julgeme järgmisele redeliastmele astuda või mitte. Kui me oleme juba nii kaugele jõudnud, miks me nüüd peaksime seisma jääma?